käes on vloglodi 19. päev ja päevaplaan meil läks täitsa nässu täna. Pidime siis lähedaste sõpradega täna natukene jõule pidama, aga jäi ära. Sellised need ajad hetkel on. Ja praegu käisin just Telias küsimas, et kas ma iPhone 12 Pro'd saan endale. Öeldi, et ei saa. Nii et jah, olen veits taga ajanud seda telefoni praegu, aga olen natukene hilja peale omadega jäänud kahjuks. Aga nüüd ei teagi. Oli plaan siuke mõnus jõulune laupäev teha ja kõik plaanid cancelis. Saame vähemalt Kairi kartulisalatit. Ja ma just tahtsin öelda, et aga Kairi oli juba kartulisalati valmistanud tänaseks ja siis ma lähen võtan tema käest seda natukene ära. Saame siis ise seda kodus nautida, sest Kairi teeb lihtsalt maailma kõige paremat kartulisalatit. Ja ma pean minema jälle pakke peale korjama. Mul on 4 pakki ühes samas automaadis, nii et lähme korjame need ka peale ja vaatame, mis sealt jälle välja tuleb ka. Enne kui me veel Kairi juurde kartulisalatile järgi lähme me käime läbi ühest väikesest, armsast, kollasest poest. Ma ikka üldse ei oska avalikus kohas filmida, ehk siis ma seal poes ei filminud midagi, aga ma käisin ja ostsin Kairile väikese sellise siis poputamise kingituse nii-öelda. Et selline sprei, mis peaks siis koju jõululõhna tooma. Siis taaskord talle üks vannipall, mille nimi on sädelev Rudolfi nina ja siin on niisugune sädelev punane täpikene. Ja siis, mitte siis siit poest, aga ma panen talle siia pakki näomaski ja siis sellise vannimütsi. Et kuna ma arvan, et tal on ka kurb seal kodus nüüd üksinda, et me ei saanudki talle külla minna, siis väikene selline jõulukingitus talle ja siukse poti sisse läheb see. Ja kuna Karo on mulle tükk aega rääkinud, et ta tahab siit kukupesest endale ühte vaasi ja sinna sisse panna tulukesed, siis ma mõtlesin, et ma viin talle selle. See on selline vaas. Ja mulle endale ka see tegelikult täiega meeldib, minu arust nii ilus vaas. Ja võtsin haldetuled ka, patareisid mul ei ole, et ta peab ise endale muretsema. Ja siis Sassule ühe selle vannipardi, mis siis vilgub. Lissul on ka see vannis, nii et see on täiega numps. Ja siis endale. Meil hetkel küll ju mingit ilusat uhket kuuske kodus ei ole. Aga ma mõtlesin, et ma hakkan niimoodi vaikselt ostma selliseid ägedaid erilisi ehteid, et kunagi, kui meil on mingi siuke ilus suur kuusk ja ma selle üldiselt võib-olla teen näiteks valge, siis ma sinna vahele tahaks pista ka mingeid värvilisi ehteid. Või äkki tulebki kunagi mingi hästi suur värviline kuusk, never know, aga mulle nii meeldis siin selline siis hiirepoiss. On minu arust nii nunnu äge ehe. Siis selline lihtne candy cane. Ja 2 väga glitrist saani. Nii, selline punane ja kuldne. Et nägin nende siis seal Instas või Facebookis, ma ei mäletagi kus. Nägin, et neil on täna kõik jõuluehted miinus 25%. Nii et ma tulin ja kasutasin võimalust. Ja Karole võtsin ka kinkekotiga siit poest kaasa. Võt nii, aga nüüd lähme toome sealt Kairi juurest endale siis seda kartulisalatit ja It's my lucky day, sest ma panin talle sinna advendikalendrisse üheks ülesandeks, et ta peab tegema mulle ja Karole banaanapreedi ja ta sai selle täna, mis tähendab seda, et lisaks kartulisalatile saan ma talt ka banaanapreedi. Tõesti, ma olen, nagu see on nii hea lihtsalt Kairi firmaroad ongi kartulisalat ja banaanapreed ja need on lihtsalt parimad asjad, mida üldse tahta süüa. Et natukene siis lohutab selles osas, et me seda
sõpradega eventi teha ei saanud, et siis vähemalt saab kodus Kairi tehtud head ja paremat ikkagi nautida. Panen need pakid kokku ära ja lähme sõidame siis esimese asjana Kairi juurde ja siis vaatame, äkki on Karoga kodus. Viime Karole ka paki ära. No, olen väga turvaline külaline nüüd Kairi juures. Ma olen jumal kindel, et ei kuule mitte midagi, sest siin on rannaauto müraga. Aga ootan Kairi, et anda talle kingitus ja saada ise midagi eriti head ja maitsvat. Nii. Oota, sa pane ära kõigepealt. Teile Joosepiga ja Karole. Ma panen vastu siis. Palun. Nii, mis ma sain sealt käest? No, seda sa pead ise vaatama. Väike care package, et sul üksinda kurb ei oleks kodus. Aitäh. Zoomin sisse siin. Dramaatikal praegu. See on üks asi, mida ma igatsen, et siin ei ole seda nagu ja. Ootad, läheb zoomib. Läheb. Läheb ära. Aga see seal. Kuna mul oli veidi aega, et Karot ei olnud veel kodus, pidin natukene ootama, siis ma käisin ja ostsin patareid ära. Ja nüüd on valgus ilusti siin selle vaasi sees. Ja mega numps näeb välja ja mulle meeldib, et see kingikott nagu nüüd kumab niimoodi nagu väikene latern, nii et lähme viime siis selle nüüd Karole ära. Lähme selle laterna siit nüüd kaasa, õues on nii pime, et ongi vajalik tuli. Jah, raatsin ikka need banaanapreedid ka ära anda. Tšau! Olen, on ju? Ma tulen jõululaternaga. Palun. Banaanapreed ja siis väike kingitus. Mis kingitus? No mine pekki nagu lõpukese. Aitäh. Palun. Seal on väike asi sassule ka. Sa tõin nõme, ma just leppisin kokku, ma ei tee midagi. Aga sa tõid ju meile ka? Ma tõin Lissule ja Saske tõi mitte mina. No, fine. Lissu tõi sulle. Tere! Tere! Ma olen nüüd kodus tagasi. Joosep keelas mul enne 6 koju jõuda, nii et ma siis olin kella 6 väljas, ütles mulle, et mine söö kooki kuskil, aga ma ei tahtnud praegu kooki süüa, sellepärast, et meil on banaanapreedi, mida ma saan kohe sööma hakata. Aga ma käisin ja tõin ju jälle pakke ära, nii et unboxing. Siit tuleb välja selline Ja siit tuleb lissu. vidin ja siit tuleb lissu. See on siis see juhtmevaba laadimisalus on selle nimi. Oi, lissu tuli siia. Ja, tuleme siit nüüd natukene ohtlikust kohast ära. Ja said karbi endale või? Issand, kui äge said karbi. Ühesõnaga, tellisime selle juhtmevaba siis laadimisaluse, sest mul läks laadija katki ja ma hetkel kasutan ühte juhtmevaba laadimisalust, aga see on mega nagu nõrk. Ja siis nüüd tellisime mingi natukene etema endale. Vaatame, kuidas see toimib. Siis järgmisena... kui huvitav. Oh no! Ühesõnaga, selline armas pakikene. Ma tellisin jälle Lissule ja endale mõned patsikummid Lenna disaini käest. Et ma olen neilt juba päris palju tellinud ja neil on nii nunnud asjad. Jõuludeks tellisin nüüd sellised tumerohelised sametist lipsukesed. See on siis Lissule, see on päris suur muidugi, ma ei tea, kuidas see tal peas on, ja siis mõtlesin, et endal võiks ka siis üks selline olla. Ja siis on endale selline mustvalge täppiline scrunchie ja Lissule sellised väikesed patsikumm on, öeldakse scrunchie sellisele patsikummi kohta nagu. Ja siis Lissule siuksed 2 väikest, et saab talle 2 patsikest teha niimoodi siia. See on mega numps. Ja viimane pakikene on kingitus. Nimelt kirjutas mulle Brain Games ja tahtis saata
paar lauamängu. Ja vaatame, mis siit seest välja tuleb. No nii, siin on Codenames Duet. On lihtsalt. Siis on siin The Crew. Selline. Ja siis on siin veel Exit. Mahajäetud metsamaja. Väga huvitavad mängud tunduvad. Me saame nüüd lauamänge mängima hakata. Jeeeeee! Ennem ka mängida. Muidugi oleme enne ka mänginud selles suhtes, et meile väga meeldivad lauamängud. Joosepile põhiliselt strateegiamängud. Ja meil on Strateegia kaardimäng. Strateegia kaardimängud, jah. Minu lemmikmäng on Rongimäng. Okei, rongimäng meeldib mulle ka väga, aga ei... Mystic Veil on ka. Mystic Veil, jah, on. Aga see on strateegiamäng ka. Ei ole või? Minu oli... Eks igas mängus on mingi väike strateegia. Kas Seven Wonders või Mystic Veil, kumbki neist oli strateegiamäng, ma vaatasin. Mõlemad ikkagi on. Jah, mõlemad on. Mõlemad on või? Okei. Igatahes, mu lemmikud jah on Mystic Veil. Seven Wonders kindlasti rohkem, sest sa pead seal nagu tiirde järgi vaata mängima. Ja siis rongimäng, mis selle päris nimi on? Ticket to Ride. Ticket to Ride, jah. Võt need mängud mulle megalt meeldivad. Aga nüüd me peame leidma aja ja koha, et neid mänge siis mängida. Äkki aastavahetusel, kui me lähme siis sulle Rainerile külla. Ja Lissu magab. Et aitäh Brain Games selle väga armsa üllatuse eest. Aga nüüd me hakkame Kairi kartulisalatit ja bananabreedi sööma. Millega teie siin tegelete? Tahate LED-küünalt põlema saada või? Aitäh, Kairi! Aitäh, Kairi! Päriselt, Lissu? Mis sa said? Käes on ilusti kenasti pühapäev ja tulime ka lõpuks pimedas kodust välja. Tegin kirikukellad hakkasid lööma. Mina tegin kodus natukene jõulu ettevalmistusi ja nüüd ühesõnaga mõtlesime, et oleks natukene värsket õhku vaja ja Lissu saab siin hea tund teha värske õhu käes ikkagi uni parem ja lähme vanalinna. Vaatame, kuidas selle käruga on nende munakivide peal. Et tahaks tegelikult jõuluturule jõuda. Kuigi ideaalis läheks jõuluturule siis, kui on lumi maas. Aga seda võibki ootama jääda. Nii et lähme praegu. Ja sellest me tegelikult veits nagu ootasimegi, et pimedaks läheks, et nagu tulukesed ikka ilusad oleksid õhtul. Tiiru vanalinnast läbi. Mul ikka väga palju rahvast oli ja pluss seal nagu inimesed seisid akende ees ja ootasid midagi. Ühe akna juures me nägime, et mingi tantsuvärk vist hakkas seal pihta, et me nägime tantsutüdrukuid üleval piilumas ja siis oli 2 akent veel, kus inimesed seisid ja ootasid, et nagu see nagu tundub, et mingid teema on vanalinnas, et mingid esinemised toimuvad, aga ei ole ise üldse kursis sellega. Aga mingit vastikut vihma hakkas sõnama, see ei ole üldse meeldiv ja mul on ainult 6% akut, aga olete nüüd kurssi viidud meie rännakute kohta ja Lissu ikka veel magab nii tublisti. Vanalinnas kõik munakivid, värgid, särgid magas üle. Nii, 4%, kasutame kiirelt ära. Jõudsime Vabaduse väljakule ja mul külmaga läheb nagu suu nii raskeks, et ma ei oska enam rääkida. Aga esiteks on siin tantsulised. Ja siis, kui ilus.
vaadake, kui ilusad tuled siin on. Selle juures seal oleme me Kairiga käinud. Väga kaunis on siin Vabaduse väljakul ühesõnaga. Tõesti ilus. Issand see valgus. Kes veel käinud ei ole, siis soovitame tulla. Tere hommikust. Vaatasin just Jeleka viimast vlogi. Jah, Lissu nutab ka koos minuga. Lissu tahab midagi nii väga kätte saada ja lihtsalt õiendab muga. Õiendad muga, jah? Miks sa ei anna mulle seda? Mida sa tahad? Seda? 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 Seda või? Issand jumal. Täitsa naljanina on ta ikka küll. Oi jah. Ühesõnaga, käes on uus päev, esmaspäev ja ma arvan, ma panen jälle 3 päeva kokku, sest et eile ma vlogisin nii väga vähe, et õhtul ainult jalutuskäigu ajal natukene. Ja siis tulin koju, panin kaamera laadima ja õhtul vlogisin natukene Lissutama uues pidžaamas, kes tuli nii nunnu sellega, ta on alati nunnu, aga kui sa paned talle veel mingit jõulupidžaama selga, siis on nagu kuidagi ekstra armas. Aga olgu, ma ei teagi, mis me selle esmaspäevaga peale hakkame, mitte ühtegi plaani pole. Ilm on õues masendav, et nagu õue ka minna ei taha, et natukene on siukene jälle mitte midagi tegemise tahtmine ja tunne on peal. Aga vaatame, kuidas see päev meil siis kulgeb. Näed seda? Oi, seda on sulle natukene ohtlik anda. Palun? On ilus huulepulk ja kohe suhu. Vaatame, äkki siit tuleb midagi paremat välja. Mida sulle anda? Nii. Oi, seda me sulle ei anna. Värvid on natuke ohtlikud. Nii, 21 täna ka. Otsa, kui tume huulepulk see on, palun. Paneme selle tagasi sinna siis. Nii. Hops. Ja emme saab nüüd mitu šokolaadi ka korraga ära süüa. Mina viimati avasin. 18. avasin viimati, nii et ma saan 18, 19, 20, 21. Ei, tähendab 19, 20, 21. 3 šokolaadi saan korraga. Ja lagrits oli 1 jälle uuesti ära. See tähendab seda, et rohkem ei tohiks neid olla. Nii et jäi for me. Mis see oli? Tühi. Jämme siis ära. Ma juba täiega ootan järgmist aastat, et saaks Lissule ka mingi advendikalendri osta. Peaks otsima mingi laste oma mingi mänguasjadega. Ma ühe USA vlogeri omas näen, et tal pojal on nagu väikeste mänguautode oma. Et ilmselt on midagi tüdrukutele ka sarnast olemas. Et tore oleks iga päev advendikalendrit avada. Sest et nagu näha, siis sulle juba praegu meeldivad need. Aga üritada siis selgeks teha, et iga päev ainult 1 aken. See on keeruline. Nägu on nii mõngline. Ma käisin just kommi välja sülitamas, sest et tuli välja, et ikkagi oli lagritsat. Nii halb. Aga ma just mõtlen, et huvitav see, mis ma arvasin, et lõhna järgi on lagrits, äkki see ei olnudki. Sest tavaliselt minust iga aasta on olnud 2 tükki lagritsaid. Äkki on ikkagi 3. Ma ei tea. See oli nii halb. Ossassa telefoni esikaameraga filmimine on ikka huvitav. Aga tulime Lissuga ühele kiirele jalutuskäigule. Näete, siin vihmakile all teine
käisime kähku Kristiinast läbi, mõtlesin, et äkki ma leian endale mingid jõuluteemalised dressid või midagi, aga nagu lihtsalt suht kähku ülesse, nii et ma väga kaua ei otsinud, ei leidnud. Leidsin hoopis talle veel ühe jõulu outfiti. 3 päeva jõuludeni ja ma mingi ostan jõulu outfit'e talle veel, kuigi tal on veel mitu asja kandmata. Okei, aga vihma sajab, nii et lähme nüüd kiiresti tipa-tapa koju tagasi. Jüri, kas te välja ka näete midagi või? Oi, pormas sa oled. Üks asi veel, mis ma tahtsin mainida. Inimesed, kes suitsetavad ja kõnnivad samal ajal ja teised inimesed peavad nende taga kõndima ja seda suitsuhaisu sisse hingama. I hate you. Nagu hate is a strong word, aga tõsiselt. Ma ei kannata seda nagu. Sorry, kui keegi seal minu vaatajatest seda teeb, aga annan teile teada, et see on väga ebaviisakas teiste kodanike suhtes. Nii, aeg on nüüd sealmaal, et on vaja meie väike pisikene printsess tuttu panna ja temaga vlogi lõpetamine ei tule välja. No mine, võta issi, võtab su. Võtab või? Ei või? Näe, võtab jah. Igatahes omalt poolt ma tahtsin veel öelda, et aitäh teile. Eelmise video siis tagasiside on olnud väga armas ja te olete mulle kirjutanud nii kommentaare, millele ma loodan, äkki jõuan veel täna hakata vastama, aga tegelikult ma tahaks hakata veel monteerima, ma ei tea, igatahes ma plaanin teile kõigile vastata ja Instagramis ma olen saanud nii palju pikki ja armsaid kirju, et tõesti suur-suur aitäh teile. Väga tore on teada, et me keegi ei ole selles üksinda. Aga taaskord siis tõmbame selle vlogi otsad kokku ja näeme siis varsti jälle. Aitäh, et vaatasite, olge tublid ja tšau!